Tere, armas teeline! Tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud armastusest ajendatud teenimine. Loeme 2. Korintuse 2. peatükist. Aga ma kirjutasin teile suures ahistuses ja südame kitsikuses paljude pisartega. Aga ma ei teinud seda selleks, et teid kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. Need on sõnad apostel Pauluselt, kellel oli mure Korintuse koguduse pärast ja kes kirjutas korintlastele. Apostel Pauluse elu polnud alati lihtne. Lisaks vangla ja eluohtlikele olukordadele, nendega silmitsi seismisel kirjutas ta nii. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laevahukku, terve öö ja päeva olen veevoogudes olnud. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamisest näljas ja janus, tihti paastumises külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast. Näeme korintlastele kirjutatud kirjades sügavat muret selle koguduse pärast. Ometi ei raugenud kunagi kõige selle keskel tema armastus nende vastu, niisamuti nagu iial ei rauge Kristuse armastus meie vastu. Paulus õppis ju Jeesuselt armastama kogudusi sel moel, mis peegeldab Jeesuse armastust meie vastu. 2. Korintuse 1. peatükist loeme. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristus isa, alastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks. See saab teoks, kui te vapralt talute neid samu kannatusi, mida meiegi kannatame. Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda on ka meie julgustusest. Sa panid tähele, kuivõrd palju oli Paulusel tänulikkust. Mis oli selle kõige põhjuseks? Laseme 2. Korintuse kirjal vastata. Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati. Meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises. Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi. Tema, kelle peale me loodame. Jah, tema päästab edaspidigi, kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eespalvete tõttu Jumalalt osaks saanud armuanni eest. Sa panid tähele, Paulus räägib hädast, mis koormas üliväga üle meie jõu ning pani teda ja ta kaastöölisi kartma, et neile on tulemas peagi lõpp. Korraks mõtlesid nad, et nendes ainsaks lootuseks on ülestõusmine. Kuid Jumal vabastas nad ja olukord muutus. Surmahirmust tõusid nad varjatud lootuseni, et Jumal nad veelgi päästab. Jumala võidud minevikus annavad meile julgust, et ta teeb seda sama ka tulevikus. Jumal kasutabki hädasid selleks, et meile õpetada tema peale lootmist. Raskused teevad meid vaimulikult küpsemaks, vähemalt sel määral, kui palju lubame neil tõmmata meid Jumalale ligemale. Pauluse tänus avaldub ka võimas eestpalve ja tänulikkus,
mida Jumala pääste tõttu kogeme. Kuid loeme pühast kirjast edasi. Meie kiitlemine on just see. Meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas, eriti aga teie suheldes, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles. Sa paned tähele, see on Pauluse jaoks oluline. Tema hooplemine, tema südametunnistus, mis kinnitab, et tema käitumist maailmas, tema teenimist, suhteid, tema elu iseloomustavad kaks asja. Milline näeb siis välja lihtsus ja jumalik siirus, millest ta räägib? Paulus selgitab vastandina, jätkab ja ütleb, mitte lihaliku tarkusega. Lihalik tarkus vastandina jumalikule siirusele. Siin on see tekstis kirjas. Paulus võrdleb inimese tarkust sellega, kuidas pühakiri õpetab. Vaimsete asjade võrdlemist vaimsetega. Inimliku tarkuse iseloomulik tunnus on see, et see ei võrdle vaimsed asju vaimsetega, vaid hoopis vaimsed asju lihalike asjadega. Täielik kompott ja segu. Teaduse teema näitena, kus teaduslik meetod ja uuringud on viinud uskmatute avastusteni, füsioloogilise arusaamiseni, lisaks veel inimlike oletusteni inimese päritolu kohta, milleks tänapäeval on sõna evolutsioon. Lihalik tarkus, see on segatud liikumised. Ja püha Jakobuse kirjas öeldakse, kes teie seast on tark ja mõistev. Näidaku hea käitumisega, et tema teod on tehtud tarkuse tasaduses. Aga kui teie südames on kadedust ja enesekesksust, siis on see ainetarkus, mitte ülalt tulev tarkus. Seepärast, kui lihtsus ja jumalik siirus puuduvad, siis on asemel tegelikult eputamine, formalism, ekstravagantsed tseremooniad. Siis vaata mind on järsku tähtis. Siin tahaks osutada kahele piiblisalmile, mis pakuvad kontrasti, et aidata meil mõista lihtsust ja jumalikku siirust. Esiteks 2. Korintuse 2. peatükk. Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid me räägime selge meelega. Tõe rikkumine on siiruse vastand. Rikkuma tähendab tõde isikliku kasu saamiseks kasutama, seda rikkuma ja muutma, lisama omi mõtteid ja omi ideid. Kuid 2. Korintuse kirjas on veel midagi öeldud. Me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, ütleb pühakiri, vaid esitame end tõe avaldamisega. Siirus avaldub elus, enam kui peas olev tarkus. See on vaba teesklusest, pettusest ja silmakirjalikkusest. Kuid teadupärast siirusest iseenesest ei piisa. Pimeduses kõndides võite olla nii siiras, kui üldse saab. Valede uskumine, vale tee, vale asjade tegemine, vale mõju avaldamine ei muuda seda kunagi õigeks. Võin olla täiesti siiras, kui järgin valet teed, kuid see ei muuda seda õigeks ega too mind sinna kohta, kuhu ma soovisin jõuda. Kas pole nii? Pühakirjas on 3 omadust, mis annavad selge definitsiooni jumalikust siirusest. Esiteks, see ei ole minust. Teiseks, see on pärit tõest. Ja kolmandaks, see on Jumalalt, mitte inimestelt. See, mida inimene sellest arvab, ei muuda mind ega ka mitte tõde. Vaatame mõningaid näiteid piiblist. Ristija Johannes, eeskuju lihtsusest ja jumalikust siirusest. Ristija Johannes ütles Johannese 3. peatükis, mina pean kahanema. Teiseks, ta tunnistas tõde. Ja kolmandaks, see avaldus tema elus. Ta ei elanud vastavalt sellele, mida inimesed temast arvasid. Ta julges esitada neile väljakutse. Kui me sooviksime näha, milline jumalik siirus välja näeb, siis palun, siin on ta olemas. See on meie Jeesus. Lihasse tulnud Jumal. Ei vajanud ekstravagantset uhkust ega formalismi, et olla see, kes ta oli ja teha seda, mida ta tegi. Johannese 5. peatükk ütles Jeesus oma jüngritele, mina ei saa iseenesest teha midagi. Mina tunnistan
tõe kohta. Ma ei võta tunnistust inimestelt. See ongi jumalik siirus. See tähendab, see ei ole minust, see on tõest ja see on Jumalalt, mitte inimestelt. See, mida inimene sellest arvab, ei muuda ei mind ega ei muuda ka tõde. Jeesus ütles, kes iseenesest räägib, see otsib oma au, aga kes otsib selle au, kes tema on läkitanud, on tõeline. Edasi, mina ei otsi oma au. Mina olen austanud sinu nime maa peal, ütleb Jeesus. Edasi ta jätkab, selleks ma olen sündinud ja selleks ma olen tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Jeesus ütles, mina olen tõde. Jumala sõna on tõde. Mina ei võta au vastu inimestelt. Edasi Jeesus jätkab, kuidas te võite uskuda, kui te võtate au vastu üksteiselt ega otsi au, mis tuleb üksnes Jumalalt. Te ei usu mind, sest mina ütlen teile tõtt, kinnitas Jeesus. See ongi jumalik siirus. Kordan veel kord, see ei ole minust, see on tõest, see on Jumalalt, mitte inimestelt. See, mida inimene arvab sellest, ei muuda mind ega muuda ka tõde. Niisiis Paulust, Riste Johannes, Jeesus, need on näited lihtsusest ja jumalikus siiruses elamisest. Aga kuidas on lood meiega, minu ja sinuga? Jumal soovib meile olla väga lähedane ja ta kutsub meid. Kas sulle meenub pühakirjast teisi näiteid inimestest, kes elasid lihtsuses ja jumalikus siiruses? Mida te arvate, kuidas see meie elus avalduda saab? Aga see on meie kiitlemise alus. Meie südametunnistus tunnistab, et me oleme käitunud maailmas ja eriti suhetes teiega lihtsuses ja jumalikus siiruses, ütles pühakiri. Me ei püüdnud seda teha enda pärast, püüdes oma elus tõde esile tõsta, tõde ilmutada ja see tõde on Jumalast inspireeritud. Mina marsin Jumala, mitte inimeste trummisaatel. Johannese 14 kinnitab, neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Johannese 12, sest mina ei ole rääkinud iseenesest, kinnitab Jeesus, vaid Isa, kes minu saatnud on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida ma räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on öelnud. Johannese 8. Ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud. Johannese 7. Jeesus vastas neile, minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud. Me nägime juba varemalt, et mõningad Korintuses kahtlesid Pauluse kavatsuses, siiruses ja armastuses. Täna siis vaatan ühte erilist põhjust, miks tema reisiplaanid muutusid. Esiteks, Pauluse plaanid olid siirad ja mitte lihalikud. 2. Korintuse 1. peatükis saame lugeda, tahtes nüüd seda, kas ma ei toiminud ehk kergemeelselt. Ehk ma kavatsen loomu järgi seda, mida ma kavatsen, et minu juures oleks jah ja ei ja siis lõpuks ei ühteaegu. Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühteaegu jah ja ei. Paulus ei tegutsenud hoolimatult ega ebajärjekindlalt. Tema plaanid olid läbimõeldud, vaimust juhitud ja Jumala ustavusele rajatud. Tema plaanide muutmine ei olnud silmakirjalikkus. See oli Jumala juhitud ausus. Teiseks, Pauluse plaane ajendas armastus, mitte kontroll.
nii me loeme 2. Korintuse 1. peatükist, aga ma kutsun Jumala tunnistajaks oma hinge peale, et ma tahtes teid säästa ei ole veel tulnud Korintusesse. Ei mitte, et me tahame oma valitsejaid teie usu üle, vaid me oleme teie rõõmu kaastegelased, sest teie püsite usus. Nagu panite tähele, Paulus viivitas külastusega, et säästa neid valust. Ta ei soovinud nende üle domineerida ja ega neid heidutada. Selle asemel soovis ta nende rõõmu ja nende kasvu. Siit saame teha kokkuvõtte, et tõeline vaimne juhtimine ei seisne kontrollis. Tõelises vaimses juhtimises domineerib hoolitsus ja kaastunne. Philippi 2. peatükk ütleb, ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Kolmandaks, Pauluse plaane ajendas sügav emotsionaalne armastus. 2. Korintuse 2. peatükis saame lugeda, ja ma olen kirjutanud teile seda otse selleks, et mulle teie juurde tulles ei saaks osaks kurvastust neilt, kes mind pidid rõõmustama, sest mul on teist kõigist see lootus, et minu rõõm on teie kõikide rõõm. Sest ma kirjutasin teile suures viletsuses ja südameahastuses paljude silmapisaratega, ei mitte selleks, et te kurvastuksite, vaid et te tunneksite selle armastuse, mida mul on rohkesti teie vastu. Seega Pauluse otsused tulenesid kannatusest, ahastusest ja pisaratest. Tema noomitus ei olnud karm, see oli armastus, mida väljendati valu kaudu. Pühakiri ütleb, ent issanda sulane ärgu tülitsegu, vaid olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasase meelega noomib vastupanijaid, et Jumal neile kuidagi annaks meelt parandada ja tunnetada tõde, kaineneda ja vabaneda kuradi paelust, kes nad on kinni võtnud täitma tema tahtmist. sa panid tähele, mõningute armastus noomib, korrigeerib ja ootab. Pauluse plaanid näitavad meile mida? Esiteks, ausust, mitte lihalikku ega hoolimatut. Teiseks, kaastunnet, mõeldud säästma ja üles ehitama. Ja kolmandaks, sügavat armastust. Seda väljendatakse ohverduse ja pisarate kaudu. Kui inimesed teie tegudest valesti aru saavad, siis laske oma motiividel jääda tõe juurte juurde, armastuse juhitavaks ja Jumalas ankurdatuks. Millised oli ka Pauluse algsed plaanid? 1. Korintuse 16. peatükis saame lugeda, ent ma mõtlen tulla teie juurde, kui ma olen käinud läbi Makedoonia, sest Makedooniast ma lähen läbi. Teie juures ma ehk viibin mõne aja ja või vahest koguni talvegi, et te mind siis saadaksite, kuhu ma iganes lähen. Sest ma ei taha teid seekord näha mitte ainult mööda minnes, vaid ma loodan jääda tükiks ajaks teie juurde, kui issand lubab. On 3 asja, mida me peaksime tegema, kui Jumal meie plaane muudab. Esiteks, alluta oma plaanid Jumala tahtele. Piibel ütleb õpetussõnade 3. peatükis. Looda issanda peale kõigest südamest, siis tema teeb su teeraja tasaseks. Pea meeles, Jumal näeb seda, mida meie ei näe. Kui plaanid muutuvad, pole see segadus, see on jumalik ümbersuunamine. Siis usaldus asendab frustratsiooni, kui usume, Jumala plaan on parem kui meie oma. Teiseks, jää paindlikuks ja alistuvaks. Piibel ütleb Jaakobuse 4. peatükis, kui issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.
Meie plaanid peavad alati alluma Jumala tahtele. Vaimselt küps inimene ütleb, issand, mitte minu tee, vaid sinu tee. Prohvet Jeesaja võtab 55. peatükis sel teemal sõna, sest minu mõtted ei ole teie mõtted, ütleb Jumal, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehoova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. pea meeles, et jäikus paneb alati Jumalale vastu. Aga alistumisega kaasneb kooskõla Jumalaga. Kolmandaks, liigu edasi usus, mitte hirmus. Piibel ütleb Rooma 8. peatükis, me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. See, mis tundub esmapilgul tagasilöögina, võib olla ettevalmistus millegi suurema jaoks. Efesuse 3. peatükk ütleb aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame vägemööda, mis meis on tegev. Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu ja kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Ära peatu, kui plaanid muutuvad. Liigu edasi usaldades, et Jumal juhib sind endiselt. Me ei pea Jumalat nägema, et tema plaane usaldada. Kui Jumal muudab meie plaane, ei ole see katkestus, see on ümbersuunamine. 2. Korintuse 5 ütleb, sest me käime usus ja mitte nägemises. Milline näeb siis välja võit Kristuses? Esiteks, kuuluta evangeeliumi igal ajal ja kõikjal. Kui sa ootad uudiseid arsti juures järjekorras olles, perekriisis, raskuste korral, endaga maadeldes, kui sul on sisemised võitlused, kahtluste käes vaeveldes, me ootame õiget hetke, ma olen õiges kohas. Lihtsalt kuuluta evangeeliumi. See on sinu ülesanne ja eesõigus. 2. Korintuse 2 ütleb, mul ei olnud rahu oma vaimus, sest ma ei leidnud oma venda Tiitust, vaid jätsin hüvasti ja läksin Makedooniasse. Teadupärast Tiitus ei ilmunud Troasesse. Paulus oli ahastuses, kuid temale ilmus, avanes uks evangeeliumile. Teenimine oli tõhus. Ometi võitles Paulus endiselt. Ta lahkus Makedooniasse, et Tiitusega kohtuda. Ta kirjeldab Tiituse aruannet korintlastelt valusa kirja kohta. Teiseks, isegi hiiglased võitlevad usus. No nüüd mõningad näited piiblist. Eelia jooksis pärast Karmeli väe võitu heitunult. Ta koguni põgenes. Joona jooksis Niinevest sõnakuulmatult minema. Gideon mõtles, et kas issand on temaga, et vaenlane võita. Mooses kartis, kas ta suudab tegelikult Jumala rahvast juhtida. Naomi tundis end Jumala poolt unustatud olevat. Ta ütles, kutsu mind Maaraks. Marta lasi hirmul ja ärevusel oma rahu võita. Meeldame, et Paulus oli evangeeliumi ja usu vankumitu toetaja. Ometi ei olnud tal oma vaimus rahu Korintuse usklike pärast tekkinud ahastuse pärast. Ta igatses näidata oma sügavat armastust koguduse vastu. 2. Korintuse 2 ta ütleb, aga tänu olgu Jumalale, kes meid Kristuses alati juhib võidukäigus ja meie kaudu levitab oma tundmise lõhna igas paigas. Kolmandaks, Jumal on see, kes võidutseb. Asi pole meie töödes ega meie pingutustes ega meie vaevas ega meie plaanides. Jumal on juht, temal on plaan. Tema on see, kes võidutseb. Jumal levitab seda evangeeliumi sõnumit. Jumal on see, kes juhib. Jumal on kõikvõimas. Neljandaks, Jumal kasutab meid oma evangeeliumi sõnumi levitamisel. Jumal juhib, ometi kasutab Jumal meid.
Me oleme Jumalale kui heaks lõhnaks. Kreeka keeles isegi aroomiks. See on viide Vanatestamendile, ohvrisüsteemile, kus kerkis meeldiv lõhn issandale ohvrist. Samal ajal kui ebajumala kummardamist võrreldi haisuga. Hajuti ei näe õhus olevaid osakesi, me ei näe seda, kui see on laiali levinud, aga me tunneme eeterlike lõlide lõhna. Piibel ütleb, sest meie oleme Jumalale Kristuse lõhn nii päästetavate kui ka hukkuvate seas. Ühele oleme surmalõhn surmaks ja teise elulõhn eluks. Lõhn on üks ja seesama. Ühele surma ja hävingu lõhn, teisele lõhn, mis annab elu. See on pilt Rooma triumfist, kus viiruk hõljub tänavatel. Võitjad tunnevad võidulõhna. Surma poole suunduvad vangid tunnevad seda kui hukatuse märki. Nõrkade sõnumitoojate levitatav evangeelium levitab Kristust ennast. 5. Meie ülesanne on ustavus, mitte tulemuste eesmärgil manipuleerimine. Meid on kutsutud kuulutama evangeeliumi. Me ei vastuta tulemuse eest. Sama juttus pehmendab ühe südame, aga teeb teise südame kõvaks. Niisamuti nagu päike sulatab jää, aga teeb savi kõvaks. 2. Korintuse 4. peatükk ütleb, sest Jumal, kes käskis valgusel paista pimedusest, on see, kes on paistnud meie südametesse, et tekiks Jumala tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse näol. Aga see aare, evangeelium, Jeesus Kristus, on meil savinõudes, et üliväga suur vägi oleks Jumala oma, mitte meist. Jumal annab evangeeliumi meile, nõrkadele ja jõuetutele savinõudele. Kogu au kuulub Jumalale. Sest meie ei ole Jumala sõna levitajad nii nagu paljud, vaid me räägime puhta südamega, ütleb kiri, kui Jumalast lähtuvat Jumala ees Kristuses. Ja 6. Kuuluta evangeeliumi armastusest Jumala vastu, mitte oma kasust lähtuvalt. Paulus ei müü evangeeliumi kasu saamiseks. Paulus kuulutab Jumala sõna kogu südamest tuleneva armastuse tõttu Kristuse vastu. Motivatsioon on väga oluline. Me oleme kutsutud kuulutama evangeeliumi armastusest. Erinevalt evangeeliumiga kauplejatest ei vaja Paulus oma autoriteedi kinnitamiseks soovituskirja. Korintuse koguduse rajajana oli tema apostelliku usaldusväärsuse ainus vajalik tunnistus Korintuse usklike muutunud elud. Ja kordan üle veel Pauluse teenimistöö kokkuvõtte. Esiteks, kuuluta evangeeliumi igal ajal ja igal pool. Teiseks, isegi usuhiiglased võitlevad. 3. Jumal on see, kes võidutseb. 4. Jumal kasutab meid oma evangeeliumi sõnumi levitamiseks. 5. Meie ülesanne on ustavus, mitte tulemuste eesmärgil manipuleerimine. 6. Kuuluta evangeeliumi armastusest Jumala vastu, mitte oma kasust lähtuvalt. Need kõik, kes on talunud suurimaid kannatusi, on sageli just need, kes julgustavad teisi kõige enam ja toovad päikesepaisteid kõikjale, kuhu nad lähevad. Selliseid inimesi on nende kannatused nuhelnud ja meeldivaks teinud. Nad ei ole kaotanud julgust Jumalasse siis, kui hädad neid ründasid, vaid klammerdusid tihedamalt tema kaitsva armastuse külge. Sellised inimesed on Jumala hoolekande elavad tõendid. Selline saad olla ka sina. Vali see. Õnnistatud päeva, peatse kohtumiseni.